Niiviisi, et ma loodan, et me oleme nüüd ilusti nähtavad ja kuuldavad, et ma korraks püüan siin veel kohendada seda vaadet. Tere! Ja ma vaatan, et järjest meiega liitub ka vaatajaid video vahendusel. Ma nüüd korraks kontrollin, kas meie tagasiside meeskond on andnud kõigelt püsti ja öelnud, et kõik toimib. Et kui te vaatate, siis palun tehke seda. Ja kui meid on näha ja kuulda. Et igal juhul tere tulemast 4. juba järjekorras Tartu laste- ja noortekirjanduse festivalile. On väga suur rõõm, et kõigele vaatamata sellele kummalisele aastale, vaatamata ka sellele, et väga paljusid asju kultuurikorralduses, kultuurisündmusi planeerides on tulnud teha üle ja ümber mõeldes viimasel hetkel kogu aeg ettevaatlik olles valmis kõige halvemaks midagi muutest. Et mul on väga suur rõõm, et sellele kõigele vaatamata ka see festival siin ja praegu saab teoks. Seda enam, et nendel keerulistel aegadel, mis on viimasel ajal olnud või mida me nüüd oleme kogenud, ma usun kindlasti üks neid suuremaid pidepunkte niisugustel puhkudel, kui maailm muutub ümberringi pidetuks. Üks suuremaid pidepunkte on kindlasti kunst, on looming ja on raamat, mis on meil õnneks ikka ja alati kättesaadav ka siis, kui me peame olema kuskil vahepeal omaette. Ja nagu ma ütlesin, et mul on hea meel, et see festival on siin teoks saamas. Tänavu tõesti küll mõnevõrra teistmoodi kui tavaliselt. See tähendab, et meiegi oleme ettevaatlikud, arvestame sellega, et kõige olulisem on meie tervis ja turvalisus. Selle tõttu väga paljud sündmused ei ole päriselt kõigile ligipääsetavad tänavu, ehkki meile väga meeldiks näha, kuidas paljud lapsed ja noored tulevad kokku, et kohtuda kirjanikuga, vestelda, rääkida, lugeda raamatuid. Siis paraku tänavu tuleb osaliselt seda teha veebi vahendusel, ülekandeid vaadates, nagu ka siin selle avamise puhul. Mõned sündmused siiski on ka külastatavad, näiteks Vabasumus toimub linnaretk või ka suurtes saalides toimuvad kohtumised, nii et kel veel huvi, kes ei ole jõudnud kõigega kurssi viia, siis Tartu Linna Raamatukogu kodulehel ja ka sündmuse Facebooki lehel saab seda täpselt kava vaadata ja seal on olemas ka juhendid selle kohta, kuidas siis pääseb ligi nendele asjadele, mida me kanname üle veebis. Ja mis veel? Minu siiras ja suur tänu neile, tänu kellele see festival siin teoks saab. Tartu Linna Raamatukogu, kes on tänavu kokku pannud suurema jaa sellest programmist, Eesti emakeele õpetajate selts, meie koolide õpetajad, kes samuti näevad vaeva, mõtlevad kaasa, vahendavad infot, osalevad oma õpilastega sündmustel ja võistlustel ja kindlasti kõik kirjandushuvilised lapsed ja noored, kes vaatavad, jälgivad, kirjutavad, saadavad töid oma loomingu võistlusele tänu teile ja teie jaoks festival siin ongi. Ja täname muidugi meie põhilist toetajat Tartu linna ja ühtlasi on mul au anda sõna üle Tartu linna peale Urmas Klaasile. Head kirjutajad ja head lugejad, tõepoolest 4. kord Tartu laste- ja noortekirjanduse festival toimub. Ja see on seda sellepärast, et kui Tartust sai UNESCO kirjanduslinn, loovlinnade uhkes nimistus, siis meie soov on olnud ju viia nii lugemisharjumust
kui ka soovi kirjutada selliseks suuremaks ettevõtmiseks, et Tartus oleks neid toredaid lapsi ja noori, kes armastavad raamatuid ja kui on sellised tublid noored, kes loevad, olgu kodus või koolis või raamatukogus, küllap siis tuleb ka kirjutajaid juurde. Nad on omavahel ju seotud ja üksteist toetavad. Ükski autor ei taha olla ilma lugejateta ja kindlasti lugejad soovivad lugeda häid raamatuid. Ning juba ka 4. aasta me kingime meie noortele lugejatele ühe väljavalitud raamatu, mida me soovitame ja mida me kingime ja sellel aastal on Tuul Sepp selle suurepärase raamatu Allikahaldjas meieni toonud. Ja meie soov seda raamatut kinkides on see, et kunagi lastel igav ei hakka. Et kui hakkab igav, siis alati on võimalik võtta riiulist kas konkreetne see raamat või mõni teine või veel raamat, mis on kirjutamisel, sellepärast, et raamat on alati hea kaaslane ja raamat võimaldab ka meil üksteisega rohkem suhelda. Kui ma tulin siia meie kirjanike majja täna veerand tunni eest, siis üks väike poiss jooksis ringi raamatulike. Küsis, mis raamat see sul on? Millest see räägib? Ta ütleb Eestist. Mis näitas mulle? See oli Lottest. Aga mina sain talle öelda, et meil on kodus koerapreili Lotte samamoodi, nii et juttu meil juba jätkuski ja läks rohkemaks lahti, nii et raamat aitab igal juhul ka jutule saada. Sellepärast, et kui sa näed, et kellegi käes on raamat, siis järelikult see on hea inimene, võid julgelt temaga suhtlema hakata. Ja samamoodi mul on väga hea meel, et see raamat on nüüd sündinud ja ta on meil raamatukogu kaudu, linna raamatukogu kaudu saavad klassid selle kätte, kellele ta on ette nähtud ja soovitatud lugemiseks. Ja teile, teised head noored autorid, ma soovin seda, et see kirjutamise hind teis ikka edasi kestaks, et see ei raugeks ja jällegi kindlasti kirjutamiseks on oluline, et oleksid mõtted, aga mõtted tekivad teisi autoreid lugedes ka. Nii et kõigile head kirjandusfestivali ja olge terved ja kooli vaheaeg, mis kohe ees seisab, on üks hea võimalus lugeda. Aitäh ja soovin kõigile rõõmsaid elamusi selle raamatu seltsis. Ja minnes siit edasi, nimelt selle lapsepõlve auhinna juurde on suur rõõm, et me saame täna siin ka natuke sellest auhinnast kõneda ja ka kohtuda laureaadiga. Aga ma siis kõigepealt annaksin sõna žürii esindajale. Tere, mina olen Eva Roos, esindan siis žüriis kirjanikke ja lapsepõlve auhind on seekord siis 6. kord, kui seda välja antakse. Ma olen väga rõõmus, et mul paluti seal osaleda, see on olnud väga huvitav selline kogemus minu jaoks. Et ilmselgelt ma ei oleks muidu lugenud tervet meetrit raamatuid 3 kuuga läbi. See tundus alguses raske ja pärast tundus veel raskem, siis kui ma hakkasin neid raamatuid lugema. Väga palju on häid autoreid, väga palju on head eestikeelset kirjandust ja selle üle on mul tohutult hea meel. Ja mul on ka väga hea meel, et tänane selleaastane auhinna võitja on debütant lastekirjanduse alal. Ma väga soovin tuult tiivadesse. Ja selles mõttes ma mõtlesin siia tulles, et mis ma ütlema peaksin, et mul on omamoodi rõõm selle üle, et võitja on teadlane, zooloog ja siis ma vaatasin nominendid uuesti üle ja selgus, et sinna hulka on sattunud ka üks füüsik. Ja selle valguses mul on väga hea meel öelda, et mina eelmises elus olin teoreetiline keemik, kellega ma hakkasin kirjutama. Et tegelikult
mis see näitab, on see, et iga inimene võib olla kirjanik. Võib-olla kui inimene läheb ülikooli, õpib ühte või teist eriala, siis ta saab selle kaudu ameti, aga kirjanik on midagi sellist, mida igaüks võib olla. Et ta võib minna teha oma päevatööd, olla nii, nagu ta on, mõelda omi mõtteid ja tal on ikka midagi öelda. Et see on selline universaalne. Ja tänu sellele on ka selliseid väga rikkaid ja huvitavaid raamatuid, sest et mis raamatud on, see on lihtsalt ühe inimese mõtted, siseelu, mida me võime näha hiljem ka, kui see inimene juba on lahkunud või kadunud, mõeldes siin Kreeka autoritele ja nii edasi, või kaugetele minevikku. Et see on selline püsiv väärtus. Mulle see raamatute juures meeldib, et on võimalik tutvuda selle inimesega veel ammu peale seda, kui ta on läinud, või ütleme, et kui lahutab mingisugune geograafiline barjäär, nagu praegu koroona, eks ole, et ei ole võimalik kokku saada. Et siis raamatu kaudu on võimalik õppida tundma seda autorit, on võimalik õppida tundma tema maailma ja sellest huvida. Nii, et sellest siis sellist lähtuvalt, et oli tõesti väga huvitav, sest et selle seltskonna hulka oli sattunud väga erinevad kirjanikud. Ma arvan, et ma rohkem ei hoiagi kinni, ma annan võitjale sõna. Nii et täna minu poolt. Tere, mina olen Tuul Sepp ja mina kirjutasin selle raamatu ja tõepoolest see on minu esimene mitte populaarteaduslik või mitte teaduslik kirjatöö, mida ma kirjutanud olen. Ja see oli minu jaoks lihtsalt väljakutse, et kas ma suudan kirjutada midagi, mis ei oleks teadus. Ja tuleb tunnistada, et sinna ikka lipsas neid teaduse killukesi ka sisse, sest et nagu Eva ka ütles, ega seda ei peida, kes see inimene on, kes selle teksti kirjutab. Aga see, et seda raamatut ka loeti ja seda raamatut ka hinnati, see on minu jaoks täiesti ebareaalne. Ja ma olen eriti tänulik sellepärast, et just see auhind, mille see raamat pälvis, on lapsepõlve auhind. Ja selles raamatus on päris palju minu lapsepõlve sees, seal on minu vanaema ja minu vanaisa ja minu kodutiik ja minu kummipaat sees. Jah, unustuste maailma väravalt ma oma lapsepõlves üles ei leidnud, aga võib-olla ma lihtsalt ei osanud õigest kohast otsida. Aga teile kõigile, kes te olete noored, kes mõtlevad sellele, et kas kirjutada, mida kirjutada, kuidas kirjutada, siis ma oma kogemuse põhjal võin ütelda, et tasub proovida. Äkki tuleb midagi ägedat välja ja äkki meeldib isegi teistele. Et mul mõtlesingi, et annaks teile 3 sellist väikest nippi või sellist salasoovitust, nagu ikkagi muinasjutudes ka antakse 3 nõuannet. Üks on siis see, et kui te mõtlete, et paneks oma raamatusse mingisuguseid haljaid või kolle või orke või üldse midagi teistmoodi ja põnevat, siis tasub piiluda Eesti mütoloogia poole. Sellepärast, et see on kõik väga hästi kättesaadavaks tehtud Kirjandusmuuseumi veebilehtede kaudu ja sealt leiab väga palju väga imelikku ja väga põnevat ja väga teistmoodi, et niimoodi õnnestub teha hoopis originaalsem võib-olla. Teos, kui tuleks, kui te kasutaksite mingit Harry Potteri või Sõrmuste isanda inspiratsiooni. Minu raamatusse pääsesid sisse hallitõbi, eksitaja ja kratt, aga see on kõigest jäämäe veepealne tipp, seal on väga palju veel avastada. Ja teine asi on see, et kui tunnete, et olete väsinud ja ei jaksa midagi teha, siis tegelikult olete väsinud ühte tüüpi tegevusest. Mina näiteks võin olla väsinud sellest, et ma tegin teadust. Ja puhkamine ei ole mitte see, et sa ei tee mitte midagi, vaid see, et sa teed midagi teistmoodi. Niisiis teie võite ka mõelda, et see, kui te kirjutate või loete, on millegi teistmoodi tegemine. See ei ole õppimine, see ei ole ekraanide vaatamine ja see tegelikult võimaldab väga hästi puhata. See on niisugune väike nipp, võib-olla mille peale alati ei tulegi. Ja minul oli ka tõesti inimesed küsinud, et kuidas sa kõike seda jaksad, mis sa teed. Ja see on lihtsalt see, et kui sa teed erinevaid asju, siis sa puhkadki nendest teistest asjadest, mida sa parajasti ei tee. Ja kolmas selline salanipp, mis mul teile tahtsin kaasa anda täna, on see, et me jõuame elu jooksul lugeda teatud arvu raamatuid, mõni jõuab rohkem, mõni jõuab vähem. Ja mul tuleb väga hästi silmad, et ühe kuulsa kosmoseuurija ja ühe maailma parima teaduse populariseerija Carl Sagani video, kus ta kõnnib mööda tuba, mille seinad on kõik raamatutega kaetud maast laeni.
ja ta astub 3 sammu, ta jõuab mööda 2 riiulist ja ta ütleb kõik. See on see, mida sa elu jooksul jõuad läbi lugeda. Vali hästi. Ja mul on väga hea meel, et mitte ainult raamatukogud, vaid ka siis sellised kirjanduse võistlused, festivalid ja žüriid ja ka need inimesed, kes väga palju loevad, on tegelikult selliseks suurepäraseks allikaks selleks, et teada, et mida tasub lugeda, millele tasub oma aega pühendada. Valige hästi ja küsige selle juures nõu ja te võite jõuda väga-väga teistmoodi ja väga vahvatesse kohtadesse, kui te võib-olla ei osanud arvata, kes te võiksite jõuda. Aitäh! Aitäh! Ja tõepoolest, neid valikuid on väga palju. Kindlasti meie valikud sõltuvad ka sellest, kui vanad me parajasti oleme, mida me parajasti mõtleme, mida me kogeme, aga ka tõepoolest sellest, mis siis juhus ja või mitmed tehuste kokku ja just meie teele toovad. Ja mulle väga meeldis see, mida Tuur-Sepp ütles, et puhata saab asendades ühte tegevust teisega, et ilmtingimata ei pea puhkamiseks olema tegevusetult, vaid vastupidi, et me puhkame paremini siis, kui me leiame mingisuguse teistsuguse tegevuse, mis meid paelub. Ja kindlasti nii lugemine kui ka kirjutamine võivad kuuluda nende hulka. Lugemine peab kuuluma nende hulka kahtlemata. Ja mul on hea meel anda selle mõttekäiguga sõna üle meie linnakirjanikule Karoliina Pihelgasele, kes ühtlasi on vist ametis olev veel noorte kirjandusaja ajakirja Värske Rõhk peatoimetaja. Värske Rõhk on juba väga pikka aega olnud see koht või see lävel, kus on hoo sisse saanud väga paljud meie noored autorid. Nii et Karoliina pisut ka valgustab ajakirjatausta või tulevikku. Ja palun. Tere ja head siis algavat laste ja noortekirjanduse festivali. Ma loodan, et tuleb meeleolukas ja tihe nädal. Jah, et kuna ma olen pikka aega olnud seda Värske Rõhu peatoimetaja, siis tõesti kasutaksin veel korraks juhust ja räägiksin veidi Värskest Rõhust. Värske Rõhk on tõepoolest juba 15 aastat olnud avaldanud noorte autorite luulet, proosat, arvustusi, tõlkeid, kirjanduskriitikat ja ka kunsti. Ja kui mudilastele on väheke ja koolilastele hea laps, siis ma arvan, et juba gümnaasiumi osast alates võiks olla Värske Rõhk see kultuuriajakiri, mida lugeda, mida tellida. Et siin ajakiri kirjutajate keskmine vanus jääb küll 20-ndatesse, aga alati on olnud ka gümnaasiumiõpilasi, kes on nendel veergudel oma esimese trükiproovi avaldada saanud. Ja ilukirjanduse osa kujunebki peamiselt kaastöödest ja kõikidele kaastöödele alati ka vastatakse ja selle poolest me erineme teistest kirjandusajakirjadest. Nii et isegi kui see saadetud luuletus või proosapala ei lähe avaldamisele, siis saab meie käest ikkagi mingisugust tagasisidet. Ja ei ole üldse harv juhus, kui mõni autor saadab korra või 2 või 3 ja selle toimetamise tagasiside käigus saab ka ise arendada. Nii et kes näiteks oma loomingu konkursist osavõtjatest tunneb juba, et on piisavalt palju sahtlisse kogunenud tekste, siis tasub proovida ja kaastada ajakirjale saata. Jah, et on väga oodatud. Ja nagu näha, siis meil on alati selline kunstiosa, illustratsioonid, fotod, see kujundus on selline natukene mänguline ja lugeja sõbralik.
Ja ma usun, et värske rõhk on tegelikult hästi hea viis, kuidas kultuuri ajakirjanduse ja ilukirjanduse lugemise harjumus üldse tekkida võiks, et igaüks leiab siit midagi. Ja kuna need tekstid, mis ilmuvad, siis need on peamiselt siis kaastajana saadetud, siis mulle tundub, et see peegeldab päris hästi seda, millest üldse noored mõtlevad, mida nad tunnevad, mis on neile tähtis, kuidas nad keelt kasutavad. Ja autorkond on pidevalt uuenev, kõik üldse ei jäägi kirjandusega tegelema, aga samas need, kes jäävad, on ühed põnevamad hääled Eesti kirjanduses. Nii et see ajakiri pole ainult noortele endile, vaid kõigile, kes tunnevad huvi selle vastu, mis kirjanduses toimub või mis kirjanduses toimuma hakkab. Aga jah, et kirjutada ei saa ilma lugemata ja lugeda ei saa kunagi liiga palju. Lugemine tõesti avab maailma eri vaatepunktidest, kasutab empaatiat, arendab keeleoskust ja on üldse igal sajal moel väga kasulik. Nii et seepärast soovingi häid lugemiselamusi ja head festivali. Karoliinale ja ühtasi siit me ka jätkame selle ise kirjutamise ja väga loodan, et tulevikus ka avaldamise teemaga. Nimelt toimus festivali raames, nagu juba enne öeldud, omaloomingu konkurss, kus tuli kirjutada luuletusi vabas vormis ja keskenduda sealjuures teatud märksõnadele, nagu näiteks mõte, vabadus, mul ei ole enam kõiki meeles, aga igal juhul tundub, et need 5 märksõna olid piisavalt mitmetähenduslikud ja ka avaralt mõistetavad, et nad innustasid väga paljusid lapsi ja noori osalema, oma kaastöid saatma ja kokku kogunes 102 võistlustööd, mida on päris märkimisväärne hulk, nii et tuleb tõdeda, et vähemalt Tartu ja Tartumaa, aga mitte ainult Tartumaa koolides tõesti lapsed ja noored tunnevad huvi ka ise kirjutamise vastu. Ja üldiselt, kui neid tekste vaadata, on ka näha, et lugemust on seal taga üksjagu. Ja tõepoolest tuleb möelda, et võistlus muidugi oli üle-eestiline ja töid laekus meile mujaltki kui Tartus. Aga nüüd siia neid võitjaid välja kuulutama ja auhindu üle andma tuleb mulle appi Bertali, kes siis esindab õpilasžüriid, kes hindas põhikooli astme, 2 vanusastme 4.–6. ja 7.–9. klass töid. Ja mul on küll kahju, et keegi ei saanud siin olla meie tänavusest tudengižüriist, kes siis valis välja gümnaasiumiastme võitjad, aga ma siis ise loen nende kommentaarid ette, kui ma oma paberil olen. Aga ma nüüd annakski sõna edasi žüriile. Ja, tere, mina olen Bertali ja ma ise õpin Treffneri gümnaasiumi 12. klassis ja esindan täna siis meie žüriid, kuhu kuulusid veel 4 Tartu gümnaasiumide õpilast. Ja mul on hea meel natukene rääkida nendest luuletustest, mis žürii arvates siis väärivad erilist tunnustust. Ja me hindasime neid töid, siis põhikooli töid 2 vanusegrupis, mis osutus ka tegelikult kõige suuremaks üllatuseks, et paljude tööde puhul ja just nende tööde puhul, võib-olla, mida me täna ka auhindame, oli tegelikult raske või oleks raske olnud öelda, et kas see 4. või 5. või 9. klassi õpilase kirjutatud, et see oli väga meeldiv üllatus. Aga et alustame siis 4. kuni 6. klassi õpilastest. Ja eripreemia saab luuletus, mis paistis silma kireva fantaasia kasutuse poolest ja lustliku lähenemise poolest. Ja selle eripreemia saajaks on Kirke Miina Tegova luuletusega Kõnnin vaikselt tänaval ja tema õpetaja on Silja Rusa.
Kolmanda koha luuletus. Lootusrikka ja õdusa meeleoluga luuletus, mis tuletab meelde, et sügisöödes ei ole ainult pimedus, vaid on palju ilusat ja keerukat. Ja kolmas koht on meil siis Emma Teele Oole luuletusega Tähesadu, juhendaja Lea Soppmann. Nii, ja anname siis sõna autorile. Tähesadu. Ühel kenal vaiksel õhtul pugesin ma vara kõhku. Ei ma näinud tähesadu, uni oli hea ja magus. Sügisöös on 1000 sädet, tähtedel on tugev side. Isegi kui sina magad, nemad ikka askeldavad. Ja palju on. Teine koht siis meisterlik ja hästi õnnestunud püüd kujutada luuletusest dialoogi, kus vastused ei olegi alati olulised. Haarav ja vastuslik. On Helena Kadaja luuletus Toad. Toad. Tere. Tule sisse, väike väike. Võta istet. Mis su nimi? Ilus nimi. Kui edasi sa soovid minna, mine läbi selle ukse. Sulmull. Tere tulemast mu mõtteisse. Siin võid sa vabalt mõtelda, ka häid sõnu tabada. Kas tahad tagasi minna? Sulmull. Oled juba tagasi. Ma pakkusin juba pagasi, selleks et minna edasi. Sedasi, puha edasi. Ja esimene koht. Oma lihtsuses ja stiilipuhtuses väga mõjuv luuletus, mis võiks inspireerida nii suurt kui väikest lugejat oma aususe ja siirusega. Ja selle valmusast meie esikoha on pälvinud Miia Marta Müürsepp luuletusega Hea mõte. Ja painin veel juurde, et nii teise kui esimese koha pälvija juhendaja on Liivi Paulens. Hea mõte. Kui sul tuleb mõte teha miskit uut, siis tee, sest su väike mõte võib olla miskit suurt. Üks ainus ilus sõna ka kosta võib, kui suur on elu. Üks ainus väike säde võib muuta kellegi elu. Sa kuuluta mõtteid, kellele vaid saad, sest su mõte suureks kunagi ehk saab. Läheme siis keskmise osast juurde. 7. kuni 9. klassi töödes juhtus nii, et 2 luuletust jäid jagama, siis 3. ja 4. kohta. Ja alustan ühest. Elujõuline ja isiklik tõlgendus sellest, mis on vabadus. Luuletuses on midagi hästi tuttavat, aga samas on autor suutnud edastada uut ja omanäolist perspektiivi. Ma arvan, et see on luuletus Vabaduse tähendus ja selle autoriks on Liise Kaup ja juhendaja on Lea Soppmann. Ja siis teine. Loodusest on võimalik palju kirjutada, aga see autor on osanud seda teha püsides värskena ja pakkudes hingele tõelist rahu ja igatsuse tunnet ja luues väga orgaanilise ühenduse inimese ja looduse vahel. Ja selleks autoriks on Eva-Maria Raudlesk ja luuletus kannab pealkirja Männikuude ja külgaste vahet juhendaja Mari-Liis Trellel. Männikuude ja küngaste vahelt paistab udulooriga kaetud lõpmatus.
Pimedus kaob täht tähelt, saabub hele aimamatus. Killuke päikest ja tuule iil paitavad mu mere kividest siniseid jalgu ning põlvi. Mõtted juba kõrvetaval rannaliival uitavad, natuke kardavad järgmisi talvi. Järsku jooksen oma vabaduse järele. Näen, et laine järele õtsub. Tunnen, et mu hing enam ei verele. Meri kutsub. Teise koha luuletus. Imeilus ja liigutav kirjeldus ühest hetkest, mida loodetavasti paljud meist on kogenud. Varajane hommik rabas sooja päikese käes. Luuletus viis koheselt teistsugusesse meeleolu. Ja selle luuletuse on kirjutanud Säde Einasto ja kannab pealkirja siin Raba kidurate võõrkirjutõlgist esirjad. Siin raba kidurate mängide vahel tõuseb päike. Esimesed arad päikesekiired kõditavad mu nina ja rabajärved sädelevad vastu. Siin on vabadus. See ongi vabadus. Vaadata päikese tõusu ja sädelevat õhuvärelust. Olla mina ise kell 6.05. Üksi keset raba ja päikese tõusu. Ja esimene koht. Esitatud tööde hulgast väljapaistev peaaegu et eeposlikult mõjub luuletus, millesse on ülima tundlikkusega põimitud õppimine, arenemine, mõistmine ja andestus. Loodud on rabav ja rikkalik tervik. Ja tegemist on Karolin Raukase luuletusega, midadega ma seisan, ma kuulan, ma vahin. Aga Karoli vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, ei saanud täna olla meiega. Tal on muud kooliülesanded, aga igal juhul soovime talle palju õnne ja anname ka teada, et oma auhinna raamatu saab ta siis linnaraamatukogu laste ja noorte osakonnast kätte kenasti. Ja nüüd suur tänu veel kord õpilasžüriile, kes on andnud väga sisukaid ja toredaid kommentaare ka nende võidutööde kohta ja teinud ära suure töö, sest tõesti neid põhikooli astme töid oli siiski protsentuaalselt märksa rohkem või gümnaasiumi. Aitäh! Aga on väga hea meel, et tegelikult oli ka gümnaasiumi astmes osalus õige aktiivne. Ja väga tublid olid ka meie žürii liikmed Tartu Ülikoolist, Tartu Ülikooli tudengid, kes valisid siis välja 3 esikohta ja andsid välja ka eripreemia, millest siinkohal siis alustangi. Kuna tõesti žüriist keegi täna paraku õppetöö tõttu siin olla ei saanud, siis ma loen nende kommentaarid ette. Niisiis, eripreemia välja andmisel ütlevad žürii liikmed järgmist. Esiteks, preemia kannab pealkirja Rohelise banaani eriauhind. Selle autori tekstid pakkusid meile kõige rohkem kõneainet. Näha on oskust käia keelega ümber ja samas muret inimeseks olemise ja ühiskonna pärast. Kõige eredamalt realiseerus see luuletuses toorelt, kus oli mitmeid mõnus valusaid tähelepanekuid meie tänapäevast, samas ka ausat pilku lihtsalt õpilaseks olemisega. Ootame elevusega poeedi küpsamist, ütleb žürii. Ja see poeet on Tallinna 32. keskkooli õpilane Reijo Roos ja luuletus, nagu juba öeldud, kannab pealkirja Toorelt ja nüüd siis Rohelise banaani eriauhinna. Ja selle auhinnaga me siis vaatame, kuidas Reijo Roos selle kätte saab. Praegu ma näkitan selle esialgu linnaraamat kokku. Kuna ta ilmselgelt Tallinnast siia tulla täna ei saanud. Nii, aga läheme 3. koha juurde. Žürii kommentaar. Kerge, puhas, minimalistlik tekst. Hea jutt ja mõnus lugeda. Emma Kruusmäe põgenenud.
ja juhendaja Anett Pullerit. Põgenenu. Ma jooksin siia mööda kinni kasvanud tee, millest vaid mina teadnud veel. Teil siia ehmatasin end, ehmatasin linde rohus, nemad mindki. Ma põgenesin siia, peites end teiste eest, kaitstes end rohu sees, enda mõtetes. Ma laman siin üksinda kõhuli, nautides vaikust ja unustatud loodusminki. Teise koha luuletuse kohta ütlevad žürii liikmed järgmist. Sidus ja mitmekesine luuletus, palju mitmetähenduslikkust, mis žüriile meeldis ja mille üle veel pikalt arutlema jäime. Ja see luuletus kannab pealkirja või avarituudal kombeks on hilja jõuda ja autoriks on Noora Jata alg, juhendaja Katrin Roodla. Aga Noora Jata vist ka täna ei saanud siia tulla. Igal juhul jällegi saab oma auhinna kindlasti kätte. Ja esikoht. Selle teksti hääletas žürii kõhklemata ja üksmeelselt parimaks. Eristus teistest luuletustest oma küpsuse ja osava sõnakasutusega. Igaüks, kes Riia maanteed pidi on kõndinud, mõistab luuletust veel mingil erilisel tasandil. Tundlik, ajakohane, meeldiv. Näeme luuletajat suurt potentsiaali. Ja ei ole suur üllatus, et luuletus kannab pealkirja Riia maanteed tolm ja selle autoriks on Kaisa Lill, juhendaja Heili Soosa. Palun, Kaisa. Riia maanteed tolm. Palju inimesi on kadunud Riia maanteed tolmu. Sadu unistusi on uputanud Postimehe suurlood. Mõned värvilised uksed vabadusse, mille võti maksab 50 000 eurot. Kolmapäevad, mille tipphetk on lahustuv kohv. Need on inimesed, kes pole ennast kunagi leidnud. Nad on kingpooled ja alandlikud oma eksistentsi ees. Nad on võtnud omale teadmiseks, et nad ei ole 1 miljonist. Nad on sellega isegi leppinud ja nad ei otsi midagi. Nad hingavad rahulikus rütmis seda Riia maanteed tolmu, ka seal on peidus toitained. On inimesi, kes on kuningad virtuaalplatvormidel. Nad juhivad riike, mis ei eksisteeri, aga juhivad kohati paremini kui päris presidendid. Ja nad teavad, et nad on 1 miljonist. Ja nad kannavad Swarovskitega maske, et mitte hingata seda Riia maanteed tolmu. Nad sõidavad kuulikindlate hummeritega ja nende heitgaaside saba on toitaineks ülejäänud miljonile. Vähemalt ei pea muretsema, et tolm Riia maanteelt välja sureks. Ja veel kord palju õnne kõigile autoritele, kõigile võitjatele ja tegelikult kõigile osalejatele, sest võit on juba seegi, kui võtate ja loete või võtate ja kirjutate, mõtlete tekstile, mõtlete sõnale, mõtlete tähendustele. Soovin teile häid festivalielamusi, põnevaid raamatuid, meeldejäävaid lugemiskogemusi ja kõike ilusat. Festival on sellega avatud. Aga aitäh tulemast! Ja vabandust, Karoliina, ma täiesti unustasin, aga see õnneks ei ole ka tähtsust, et see läinud videoülekandesse. Kõigil auhinna saajatel on siit võimalik saada endale ka värske rõhu. See nüüd viimatine number, eks ole? Värske number. Tõesti.